Podcasti kuulajad. Tere! Tere! Oleme jälle tagasi ja käes on meil 2. juuni. Teine juuni ja nagu öeldakse pruuniks teiseks juuniks. Nii et punaseks. Ja minul on puuder peal, mult ei näe seda jumet, aga siin on inimesed. Või ma käsin näidata. Okei, siit ei näe, meil on valgus nii valge. Ja, aga tegelikult on see, et Spotify inimesed arvavad, et me oleme siin kolmekesi, sest nad on ainult meie 3 häält kuulnud. Aga YouTube'ist juba inimesed, kuulajad näevad, et meil on siin ka üks 4. liige. Kes see on? Ma just enne ütlesin talle, et no nii, mis sa kõvatad siin, pärast tuleb meile podcasti, siis oled mingi... Mina küll ei räägi mitte midagi. Bruno. See on see kurikuulus Bruno, kelle pärast mina ja Maarja Tülli läksime eelmises episoodis. Ja. Tere kõigile. Ma olen Bruno. Ja Bruno on... Selge, tore tuttavaks saada. Bruno on meie... Kui vana? Ja, kui vana? Ma olen 22-aastane. Kui pikk? 191 sentimeetrit. Okay, aga kui pikk? Kaalust mida? Appi. Ei, nali. Me ei lõika välja mitte midagi. Ja, kõik läheb. Kõik punktid. Mis oma sugulastele enam saata seda? Esimene küsimus. Kui pikk? Ja, kui pikk? Kuhu sa räägid? No seda ei peagi rääkida. Sa pead rääkima. Vabandage meid. Me oleme... Ma sain ka nüüd aru. See on surprise. Vabandage meid, me oleme jälle pika koolituspäeva täna teinud ja proove ja koosolekuid ja asju. Ja. Minu päev algas, no ma pidin proovis olema juba 9.30, aga päev algas 9. No meie ärkasime täna Maarjaga kell 7. Mina ärkasin 6.30. Mina ärkasin 5.40. Päriselt? No ma tulin nii jumalt ju. Mida ma siis üldse kõvatan siin oma 7-ga? Mis täna see osa mingi teema on kõvatamine või? Ma pole seda öelnud. Ei, me ei ole seda öelnud. Okei, me peaksime nüüd Brunot tutvustama. Ja. Ühesõnaga siin. Bruno, kui sa räägid, siis Mikker, ära unusta. Vabandust, ma veel lihtsalt ei ole nii professionaalne. Ma olen tavaliselt, et ma olen harjunud sellega, et helimees vaata ise võtab seda professionaalse, vaata Mikker, kui tuleb mu kohale. Ahaa, Poomipoiss on kusagil. Kus sa sellega harjunud oled, räägi meile. Okei, ma ei taha, et ainult selle kaudu mind teatakse, aga kõige viimane suurem projekt, mis mul oli siis, oli kõige parema ka see 3. hooaeg, Karaoke Baar ja sain seal 2. kuni 3. koha, ehk siis jäin võitu jagama väga toreda inimesega. Võitu mitte jagama. Võitjaks tuli ikka keegi teine. 2. kuni 3. koha, ma olin seal poodiumil, ma võitsin 6 inimest. Põhimõtteliselt ta sai 2 medalit. Mõtle, esimene koht saab ainult 1 medali tavaliselt, aga kui temal on 2. ja 3. koht, siis ta saab 2 tükki. Selle peale lööme kokku äkki. Lööme. 2. ja 3. koha terviseks. Mul on täna nii palav olnud, et... Johki jänu, nad ei lubanud enne juua mul. Oota, ma võin juurde kallata. Kalle, jah? Nii, oot. Aga jah, Bruno käis meil siin hiljuti saates. Kõige parem kaaslane, Karaoke Baar. Käis siin, oli pikalt, kutsus kogu aeg Karaoke Baari. Võib-olla siis Bruno räägi meile sellest saate kontseptsioonist, et ma ei tea, kui paljud nagu on näinud seda. Minul on poolik. Ütlen ausalt, minul on poolik. Mina ei ole, nagu ma tean, kes võitis, ma ei ole lõpuni näinud. Ma olen kõik osad ära vaadanud. Mina vaatasin esimest, see jäi pooleli, aga... Esimest, see jäi pooleli. Aga ma võin öelda, et nagu selles mõttes ta juba
on parem kui esimesed 2 hooaega. Vabandust, aga lihtsalt need 2 esimest hooaega, siis ma vaatasin, vau, issanda loomaaed on ikka värviline nagu, et ei no mu ema ütles ka, et kui ma lähen sinna, siis kui ma ütlesin emale, siis ta algul, oota, mis saade see oli? Ja siis tal ei tulnud see meelde, aga siis tal tuli see meelde selle kaudu. See oli see saade, kus need Eesti kõige koledamad teismelised olid kokku aetud ja tegid mingit lolli asja või? no minul kõik räägivad, et see on see saade, kus on see sinised juuksed ja pikad kõrged kontsad. Teppo. Ei no palju õnne, ta on siin ka. Ärme nüüd expose. Ei, see on avalik informatsioon, seal ei olnud rohkem sinist juust. Aga inimesed, kes ei tea, et ma teda nagu kaudselt tean. Aga vastan su küsimusele siis, et mis see saade oli või no tegelikult... Kust sul tuli üldse mõte sinna saatesse minna? Ja ma mõtlesin ka, et alustame kõige algusest. Kuidas sa sattusid üldse sinna? No tegelikult seda saadet on kõige rohkem promotud võrreldes teiste hooaegadega. No kuna see produktsioon, eelminesed olid ikkagi TV3 all, nüüd on Go3-s ja seda ei olegi kindel, kas see läheb üldse telesse, et võib-olla see jääbki Go3. Ja praegu on selline informatsioon vähemalt meil. See ei olegi telekas või? No praegu see jääbki Go3, et kui TV3 otsustab osta Go3-t selle, et see on nagu täiesti erinev, no ma ei tea, ma ei ole mingi produtsent, aga ja, et veel. Aga kus mul see idee tuli, oli niimoodi, et ma olin Ketliniga videokõnes ja siis noh, see on see, teate küll, olete videokõnes vaata, aga siis nagu Keetan hakkab mingi juttu rääkima, siis ma okei, see on see aeg, kus ma kuulan, aga samal ajal ma teen mingi muid asju telefonis, on ju. Ja see oli siin Facebookis. Ja siis Facebookis tuli ette see kõige parema kaaslase reklaam. Siis ma ütlesin ka, et kurat, tahaks ainult sellepärast minna, et näidata nagu normaalseid noori on ka olemas. Ehk siis nende all ma mõtlesin seda, kes oskavad süüa teha, kes oskavad koristada, ju kütta, selliseid elementaarseid asju, sest sellest eelmistest hooaegadest on jäänud mulje, nagu noored on täiesti saamatud ja oska mitte midagi teha. Nisanäpud. Jah, täpselt, jah. Aga lihtsalt enda arvates ma olen väga iseseisev ja asjalik noormees, ehk siis... See ei ole praegu casting siin. Aga lase edasi. Nii, olid seal videokõnes minuga? Casting läbi, jah? Okei, nüüd ma võin rääkida päriselt. Olid videokõnes minuga? Okei, ma olin videokõnes ja siis ma tegin nalja, vaata, et ütlesingi selle sulle ära ja siis natuke aega hiljem Ketlin helistab mulle, on mingi, kas sa said juba mingi meili kätte või et kas sa oled nendel kuupäevadel vaba? Ma isegi mäleta, see oli pikemat aega, see vahe oli pikemat aega, sest et mina registreerisin ära, siis ma ütlesin paarile inimesele, et saatsin, et vaadake. Ja see, kui mina sind registreerisin sinna, siis see oli ka niimoodi, et ma ei vajutanud ise seda registreerimisnuppu, vaid see oli niimoodi, et ma samal ajal filmisin ja keerasin kaamerat ümber, mu käsi läks sinna vastu. Ja see saatis ära. No see oli nagu saatus. See saatis ise ära. Täielik saatus. See pidi niimoodi minema. Ehk siis sa registreerisid Bruno, mitte sa ei registreerinud ennast ka? Ei. Jah. Ei, see oli tal ju terve plaanis, et ennast ta ei kavatse Ei, praegu ta ütlesin, et siis kui ma ära registreerisin, siis läks edasi, oota, mida? Ei, Bruno registreeris. Ühesõnaga, Bruno tõi selle jutuks, et see KPK reklaam oli ja siis Ketlin pani Bruno sinna saatesse kirja. Sellepärast, et ma nägin, et ta tegelikult tahab minna, aga ta bussas. Ketlin oli ka minuga videokõnes. Ja siis ta rääkis mulle seda, et ma täiega näen, et Bruno tegelikult tahab minna. Kas ta peaks minema või peaks minema? Oota, mitte samas videokõnes? Ei, me ei olnud samas videokõnes, vaid ka meie oleme mõnikord videokõnes, on ju. Ma mõtlesin, et olime samal ajal. Ühega oli telefonist, teed isegi oli arvutist ja siis Bruno, ma panen korraks mutele. Triinu, Bruno rääkis praegu sellise. Ja, mis mutellaks samal ajal kuuled, see Mean Girls. Ja, täpselt. Oota, aga kas sa siis sisimast tegelikult tahtsid minna või? No see oligi see, et kui ma nägin ka seda hästi, ma ütlesingi, nad promosid väga hästi seda saadet, et nii-öelda, kui see casting algas, on ju? Ja, kui see casting algas. Ja ma mõtlesingi, et selle peale ka, et võiks minna, aga lihtsalt mul oli vaata kool, töö, kõik muud asjad ka ja
no ma eeldasin, et sul on vaata pikem võtteperiood ja rohkem, ikka mingid, eelmine kord oli 2 kuud seal, aga mingi 2 nädalat järjest, aga nagu kui sa ütled täiskasvanud inimesele, nüüd järgmine kuu 2 nädalat peab sul vaba olema järjest. Wow. Niimoodi nagu ei tööta see, et... Ja siis oligi, et kui mina seda vormi täitsin, siis seal olid nagu kuupäevad, kindlad kuupäevad. Ja siis ma algus panin, et ei, et mul ei ole need kuupäevad vabad nii-öelda Bruno eest siis. Aga siis ma panin nagu selle jah-valiku, et jah, ma saan nendel kuupäevadel. Ja siis oligi, et tuli välja, et Brunole tegelikult need kuupäevad ei sobi. Aga sa ütlesid minu arust nagu enne seda, mingid sa ütlesid mulle. Ja ma ütlesin sulle selle välja siis, kui see polnud seda meili veel tulnud, sest et ma ei jaksanud enam oodata. Et ma ta sinna registreerisin, aga Brunole need kuupäevad ei sobinud ja siis, aga siis tal jäi südamesse nii kripeldama, et ta nagu mingi helistas mitmele sõbrale, helistas mulle ja siis ta oli nagu, kas ma peaksin minema, kas ma peaksin ennast sealt vabaks võtma, kas ma peaksin ikkagi minema? No see oli veel peale seda, oligi see, ma algselt läksin sinna, tehti casting siis, videokõnes, ma sain siis kokku produtsendi toimetaja ja siis saatejuhiga. Ciao Sydney. Ja siis selle oli niimoodi, et tegimegi sellise videokõne, ma olin hästi närvis ja kui ma olen närvis, ma hakkan väga palju üle seletama. Ja ma mõtlesin, et okei, see ongi mu ainus võimalus nagu midagi sellist lahedat teha. Ma filmisin enda videokõnet telefoniga. Siis ma hiljem kuulasin üle selle, ma hakkasin niimoodi paterdama ja siis Sydney ütles ka, kuule, võta rahulikult, me saime aru, chill, ma mingi... Ei, mul on pekkis nagu, aga siis nad ütlesidki nende kuupäevade kohta, rääkisime, siis ma ütlesin, et nagu nendest 8 kuupäevast mul on 6 kinni, 6 tükki on kinni ja siis ma mõtlesin, ei, see ei ole võimalik, mis ma 2 päeva olen seal mingi, mul ei ole mõtet, nii vastik oli ära ka öelda, siis sellepärast, et mul on tööl, on ju, aga Mis siis tegid lõpuks? No siis oligi see, et ma hakkasin sõpradelt üle küsisin ma mingit nõu ja nii edasi, nagu Kitlin juba ütles. Olid sõbrad, kes ütlesid, tal on nalja, teed ära mine. Ja olin mina. Kus sa sain 2 tükki tegelikult? Ütlesid... Tema korterikaaslased raudselt. Ei, nemad olid... Oh my god. Ei. Sao korterikaaslased. Tegelikult ainult üks kolleeg ei tahtnud, et ma läheks, sest oligi see teistest hooaegadest oli nii halb maine ja ma lihtsalt mõtlesingi selle peale, et nagu kui ma kontrollin ennast seal piisavalt, siis nad ei saa ju sellist asja sisse panna, mille pärast ma tõesti ei taha ennast mingi eestlastele enam näidata või ma pean mingi, ma ei tea, Soome kolima. Ja, et kui sa ise oled normaalne inimene, siis tegelikult sa ju oled ilmselt ka seal saates normaalne. Ja nagu näha oli, kõik läks peres. Ma igaks ütlen, et see korterikaaslaste asi, see minu jaoks nagu nali, sellepärast, et kui me Brunoga filmisime ühte TikToki ka, vaata, siis mina ütlesin Bruno, et paneme need, siuksed rohelised mustad mütsid pähe, vaata. Et paneme need pähe, ja Bruno alguses ei olnud nõus, aga siis me lõpuks panime need pähe ja siis ta saatis video enda korterikaaslastele ja siis nad ütlesid keegi sealt, et ega sa seda mütsi pähe ei jäta. Ja aga nagu naljaga ongi see, et me oleme nagu nii head sõbrad, et me saamegi üksteisele nagu niimoodi puid panna, et me teame, et me tegelikult ei mõtle ühtegi asja tõsiselt, et iga sõbraga nagu ma ei saaks, teate ikka, et teil on nii lähedased sõbrad, et te saate ükskõik mida öelda, nii et te teate sisimas, et ükskõik nagu, kui loll see asi võib olukorras olla, siis ikkagi südames ükskõik kui halb asja sütted talle, sa tead, et ta on alati sööks olemas. Kas see värviline jope on ikkagi ilus sul? Okei, vabandus, see on mingi inside joke, keegi ei saa aru sellest. Kas on ekstra saate jaoks ostetud? Kandis seda seal saates, kandis. Ma seda esimest osa vaatasin, seal oli. No seal oli, apime, praegu see kõik jutt läks lappama, aga seal... Pole hullu, meil ongi. Aga see tegelikult see värviline jope oli see, et ma olen terve... mood on üldse täiesti teine teema, aga sellest jopega on see, et ma ostsin hästi sellise enda mugavustsoonist väljas oleva jope.
puhvisope, Stiilse. ma pole mitte kunagi sellist asja kandnud ja ma küsisingi, no ma ei tea, miks ma tahan teiste käest seda nagu see on okei. Jaa, aga kui sa endale Sheenis selle Jaagup Tuisu kampsuni aukudega ostsid, siis sa küll ei küsinud. Vanaemal on ka üks aukudega kampsun. Ja see oli kunagi väga popp. Ja see on natuke selle Jaagup Tuisu kampsuni moodi küll. Aga Sheenist asju Sheenist, see on odav, vaata, aga see jope oli nagu kallim. Aga siis seda oli üks Eestis järel ja siis ma mõtlen, sorry, mullid tulid ülesse. Siis ma mõtlesin... Pole hullu, see ongi Mulinad podcast. Mulinad, aga ja... Nii. See oli hästi ekstravagantne jope minu jaoks ja siis ma läksin saatesse ka sellega ja siis mind saadeti, no põhimõtteliselt selline puhvisope, must taust, aga see on hästi palju selliseid nagu kirevaid, põhimõtteliselt vikerkaare värvilisi nagu jooni juures, nagu siuke muster, ma ei oska seda kuidagi paremini kirjeldada. Kas sul on endast pilti Instagramis selle jopega või? Instagramis ei ole kahjuks. Facebookis on? Ei ole. No, mul ei ole kuskil, ma võin selle... Pange see mehe pilt see, kes kannab seda Sportlandi pilti. Me ei pane neid asju siia. Vaadake KPK viimast 3. hooaega, siis näete seda jopat. Esimeses osas juba on, ei pea palju vaatama. Aga oligi see, kuna ma läksin selle ühe jopega sinna saatesse, no kuna ma ei võta väga palju asju kaasa. Jah, siis mind saadeti selle jopega. No siis nad teadsid, et mul ei ole rohkem jopesi. Koju. Vihma sadas ja ma pidin minema 24. veebruaril Eesti sünnipäeval EKRE paraadile siukse vikerkaare jopega ja ma pidin oma flyierid jagama seal, tulge meiega rookebaari ja ma ütlesin seal saates ka, et ma tundsin ennast nagu lihtsalt selle jope pärast. Inimesed vaatasid mind nagu ma oleks mingi väärakas, et appi, miks sa tuled, Mart Helmer räägib praegu laval ja siis ma olin mingi, kui ta hakkab külm, tulge meiega rookebaari, seal on soe. Kui te olete esimesed 50, saate juua ka. Oota, aga miks sind teeb mingi poliitikute paraadile saadeti? Palju rahvast. See oli see, et lihtsalt see content ja no oligi see mingi ma panin siis siukseid lauseid ka, et hiljem jõudsin baari tagasi, siis ma rääkisin Hannale, kes siis oli minu see 2.–3. koha jagaja. Küsis ka mu käest, et oota, aga kas need tõrvikud siis ära ei kustunud seal paraadil? Siis ma ütlesin, ei, need on vihatõrvikud, neid ei kustu mitte kunagi. Isegi mina olen EKRE tõrvikurongkäigul käinud. Oled või? Aga see on äge või? Nojah, aga ma ise vist ei teadnud, et see on EKRE tõrvikurongkäik. Sa lihtsalt seal käisin. No ma ei tea, minu jaoks oli see on nagu, no ma ei taha üldse poliitiliseks minna, aga lihtsalt... No räägime KPK-st siis. Okei. See üks KPK osalistest, nagu ta läks baari, no meil oli hostelis ööbisime ja siis me pidime vahepeal tegema ennast korda, läksime uuesti baari tagasi ja üks osaleja, kes oli hästi, no tal oli mingi valge, no kutt, kandis valget korsetti, säravat pintsakud, meik oli näkku tehtud. Maarja, ja ta üritas, ta täitsa pekkis. Ei no, kui inimesed vaatavad seda saadet, et ja tal oli hästi lahe outfit, aga mitte nagu võib-olla mingi 60-aastaste mingi eestlaste jaoks, eestlaste arvates. Ja siis ta ütles, ta oli täiesti kohkunud, kui ta nägi seda, et neid tõrvikuid järsku mingi EKRE. See oli nagu mingi õudusfilm. Ma mõtlesin ka, et see ei ole päris, ma olen kuskil mingi Shreki horror-versiooni jõudnud. Meil tuleb täna vist mingi EKRE osa. Kutsume Hugo ka või? Hugo peaks tulema. Hugo, ta oli seal paraadil. Ta oli seal paraadil. Paari ka kutsusid. Ta hiljem ütles, ei, ma ei näinud teda seal. Järgmises osas siis teeme EKRE jätku Hugoga. Ja Hugo pidi tulema küll meile ühte osasse. See oleks, ma arvan, et see tuleb väga põnev osaga. Sama põnev nagu tänane. Sellest KPK-st, sorry, ma räägin selle jutu ära, siis ma tahtsin, et lõpetuseks öelda seda, võib-olla lõpetuseks, et inimesed, kes ei tea mind ja te vaatate saadet, te võite, palun andke mulle, mis see sõna on, subjektiivne arvamus on ju, see, mis ei ole mõjutatud inimeste poolt, on see õige sõna või objektiivne? Subjektiivne? Ei. Oma arvamus. Igatahes, andke mulle, nagu ma tahaksin ausat tagasisidet. Ja ma tahaksin ausat tagasi, et inimesed, kes ei tea mind, et ongi, vaatab saadet, kõik on mingid võõrad, mingid imbetsilid ja tahaks nagu seda tagasisidet, et
kuidas ma päriselt tundusin sealt saatest, et ja tahtsin lihtsalt sellepärast öelda seda, et kõik, mis saatesse pandi, jah, ma tegin seda, aga lihtsalt kui see on kontekstist välja võetud, siis see tundub no endale ka nii vastik ja lihtsalt seal saates osalemine, no sellises üldse, ma arvan, tõsieluse reaalis osalemine toob kõige kiiremini sind maa peale ja toob selle reaalsuskontrolli sulle hetkega kohale. ja aga sa ei teinud seal ju mitte midagi hullu. Mina vaatasin seda saadet, ma tean, mis osast sa räägid ilmselt seal, kus see mingi draama oli. Ma ei saanud midagi aru, et sa oleksid seal kuidagi käitunud. Võib-olla ma olen harjunud sinuga. Mina ka draamast praegu midagi ei tea, aga ma ise vihkasin seda, kui Bruno tegi selle lükke, et kui talle öeldi, et ta räägib liiga palju, siis ta järgmisel päeval, järgmises osas oli terve aja vait. See oli mega naljakas. Miks me mängime selliseid mänge? Aga sa oled seda osa vaadanud või? Ma olen seda siin natuke vaatasime ju. Seda, kus ma vait olin? Jah. See oli väga naljakas. Okei, võib-olla see oli treiler, mis ma nägin. No ma võin rääkida, ma ei tea, palju inimesed on näinud seda saadet, aga võib-olla nendel on nagu Kas sa tohid rääkida üldse siin midagi? Jaa, mul on just suva. Kuule, see, kuidas tuleb mind sinna saatesse pani, ma räägin kõike, Ei, tegelikult ma võin ainult seda rääkida, et ma tahtsin sellest rääkida, et appi. Sellest, kuidas sinna pandi see osa, kus sa vait olid. Jaa. Miks see mõte mul üldse tuli sellist radikaalset otsust teha? Sulle järjest öeldakse saates, kus on no hästi suured iseloomud koos on ju ja kõik hästi on väsinud ja kui me peame tööd tegema, siis no muidugi ei klapi omavahel ja no ma hakkasin rääkima ja no rääkisin teistega ja ma ei räägi kogu aeg nagu üksi, ma küsin inimestelt ka, noh, ma ikka pean vestlust, aga ongi, kui inimene ei taha vestlust pidada minuga, siis nagu las ta kuulab siis, on ju. Ja siis mingi hetk ma hakkasin järjest kuulama mingi 3. või 4. päeval, et kuule, Bruno, jää vait ja siis, kui meil oli paus, ma läksin koju, tulin tagasi. Issa, kui rahulik oli, kui Brunot ei olnud ja miks sa üldse tagasi tulid ja ma sain aru, et nagu ma ei pööranud sellele väga tähelepanu, otsad kasutavad mind kui svammina ja mul on suva, aga siis, kui kaameramees ütles seda minu intervjuus, küsis, et Bruno, kas sulle hakka veits närvi, kuidas teised kohtlevad sind kui mingit moppi? Siis sellel hetkel ma sain küll aru, isegi nagu välisvaatajatele tundub see väga vastik. Et teised nii. Aga tõmbame juice'iks, kellega sa kõige vähem läbi said? Või nagu kes nendest, kellega sa seal koos olid, kellega sa kõige vähem klappisid? Seal saates või sa mõtled praegu? Sest minu jaoks need on täiesti teised maailmad. Siis mõlemad. Kui sa tahad. Ehk siis esimene küsimus, see, kellega seal saates või? Ja kõige vähem, näiteks kõige vähem klappi ja kellega kõige rohkem seal saates. Väga hea. Kõige rohkem klappi oli saate ajal mul kindlasti Hannaga. Seda oli näha ka võib-olla, kuna me olime esimene õhtu kohe baarmenid ja siis Hanna valis minu järgmine päev endaga kaasa posterit panema linna peale. Kõige vähem seal võtteperioodil, ma ei tea, ühte nagu kuidagi võtteperioodil ma ei tea, võib-olla lihtsalt no Birgit teab ka seda, et lihtsalt ta oli see, kes ütles mulle esimeses osas mingi, et sa oled Pärnust või ja siis ma surusime kätt ja siis ta peale seda, kui ta surus kätt tegi mingi niimoodi. Ja sellest hetkest peale ta mulle ei meeldinud, mul oli üks veel, kes mulle ei meeldinud, kelle nimi on täna juba läbi käinud. Arvake ära, kes aga nüüd ma saan Birgitiga mega hästi läbi, meil kõik räägid, oligi see lihtsalt see, et ütles ka, et kõik me olime algul bossi. No, aga nad tundusid minu arvates kõik väga ebameeldivad. Peaaegu. Nagu kui ma mõtlen ainult selle esimese poole osa peale, siis kui ma mõtlen, et ma oleksin sinna sattunud, ma ei tahaks peaaegu mitte kellegagi neist suhelda. Ei, aga Hanna ju tundus küll väga normaalne. Aga vaata, tihtipeale on see, et kui sul on nagu suur grupp inimesi ja seal on paar tõrvatilka, siis sa võtad neid juba tegelikult kui gruppi. Ja ma pean ütlema, et need
paar tükki, kes seal kohe olid väga kõvad kommenteerijad, siis mul oli nagu, loomulikult ma ei ole erapooletu vaataja, ma olin kohe ju Bruno poolt, ma tean, milline Bruno on, kuidas ta muidu käitub ja kui juba keegi on nagu ja siis teine on umbes viska 5 on ju, siis ma olen veits siuke, et nagu come on, nagu. Aga see oli ikka lihtsalt selle esmamulje pärast, ma ütlen Birgiti, sest no seal saates oligi, need tundusid nii väiksed nagu meie draamad, aga siis hiljem vaadates on see nii teistsugune kõik ja. Aga ma läheksin nüüd ikkagi põnevamaks sellepärast, et noh, et peale saadet mina juhtusin nägema TikTokis laivi, kus üks saateosaline üldse sind ei sallinud. Kas see on see isik, kellega sa... Kellest sa räägid? Nii paljud teevad TikToki laivi, ole siis täpsem, palun. Nicole. Kiidman. On see niuke... Kiidman on küll. See on mingi näitleja. See on küll see punaste juustega Moonlight. Ta on see, kes Kuldses kompassis oli see üks jõulufilm. Aha. Ta on paljudes muid on ka mänginud. Ühesõnaga ei... Kas teil on mingi draama? Enda teada mul ei olnudki, aga siis mu sõber oli niimoodi, et ta vaatas ka seda, ma eeldan, et võib-olla siis sama laivi ja ta salvestas selle laivi siis ja samal ajal küsis ise siukseid intrigeerivaid küsimusi, et kuidas kes sulle saatuse osalejatest kõige vähem meeldib ja nii edasi. Milline töö. Ja siis, aga see polnud Ketlin. Aga ja siis ta, ma vaatasin ka tood, mis huvitav video on ja siis ta hakkas vastama, et kes, see Nicole oligi siis seal, tšau Nicole, Nicole oligi siis selles laivis, luges kommentaare, et kes kõige vähem kannatasid või mingi siuke küsimus oli ja siis Bruno ja koheselt sekundiga, siis ma mõtlesin ka, et wow, kus see tuli, järgmine video oli juba mingi, miks kõige Bruno kõige vähem meeldis? Aiota, sorry. Aga sa oled ise ka veits imelik ju. Mitte nii imelik kui Bruno oli, näitas ennast kaamerata väljaspoolt hästi teistmoodi, näitas oma tõeliseid värve ja midagi sellist. Mulle tundus see täiega imelik, sest mina mäletan nii hästi ühest osast või alguse poole ilmselt, kus tema pidi olema see õhtujuht ja sina olid see manager siis. Ja sa läksid ta juurde ja olid nagu, et okei, sa ei taha olla, mingi lahendasid, et okei, ära siis sina ole, kui sa ikkagi tunned, et sa ei suuda seda teha, vaata, et paneme kellegi teise. Ja siis ta ei olnudki manager, kuna ma nägin, et ta oli lihtsalt nii vaimselt habras sellepärast ja ta oli teenindaja ja siis seda tööd ka ta ei tahtnud teha, tegi sellepärast ka draamat, aga me ei pea sinna praegu laskuma. Aga mida sa siis kaamera väliselt tegid? Nagu ainuke asi, mida pärast tõesti nagu mida ma võisin teha, oligi see, et ainuke asi, nagu ma kaamera ees kandsin võib-olla nagu viisakusfiltrit, aga kõik mu sõbrad ütlevad ka, kes on saadet vaadanud, et see on nii lahe, kuidas ma pole üldse ennast muutunud, ma olen täpselt sama inimene ja nii seal intervjuus kui ka seal kaamera ees, sest paljud osalejate kohta ei saa öelda, need on samad inimesed, kui sa vaatad saadet, võite nüüd sellise pilguga ka vaadata, et kas see inimene tundub sama inimene, kui ta istus peal toolis niimoodi või siis meiega nagu nii palju klippe mingi mina arvan, et asjad on niimoodi ja siis järgmine toas Yes. Kellest jutt käib? Vaadake ise saadet. Go3. Aga ma võin öelda, et meie siin kõik oleme Brunoga suved läbi koos 3 kuud. Me ööbime siinsamas, me näeme 24/7 selles mõttes, et Bruno käib mul külas iga päev. Bruno käib külas ja nii edasi. Pingot mängimas. Ma arvan, et nii hull see asi olla ei saa lihtsalt seepärast, et muidu me oleks ise varsti. Ma rääkisingi Nicole'iga ise ka Messengeris, et... Peale seda TikToki laivi või? Jah, ma saatsin need salvestused talle ja ma panin emojid juurde, et ja et nii tore, et sa näkku ütleb mulle seda ja et ja siis ta ütles, tsiteerin siis, I said what I said. Siis mõtlesin, okei, väga tore. Et aga, ma saan aru, et ma saan aru, et inimesed ei pea klappima, aga lihtsalt mulle meeldi see, kui inimene nii avalikult mustab mind ja räägib valesid. Nagu ta ütles, et Bruno ei saanud mitte kellegagi hooajast läbi, mis on vale.
okei, aga ma tahtsin seda küsida, et kas sinul peale, kui te saate ära salvestasite, kas sinul jäi mulje, et te olete Nicole'iga kuidagi raksus või see Nicole'iga raksus või see TikToki live tuli sulle ka nagu ootamatult? nagu seal oligi see, et no seal osas oli see väikene mingi draama, mis meil oli see, et ta ütles, et ma käsutan liiga palju. Ja ma mõtlesin ta mõtles seda sellepärast, kuna ta pole kunagi tööl käinud ja siis ta ei ole lihtsalt harjunud, keegi ütleb talle töö ülesandeid. See oli siis, kui sa olid manager või? Yeah. Ma mõtlen, see ongi, teil ongi antud need rollid, siis minegi räigelt rolli sisse vaata, sa oledki manager ja siis sa oledki boss. Räägi. No seal manager, no see üldse nii vastik osa oli see manager osa, sest ja ma läksin nagu, no lihtsalt see, kuidas nad editisid selle ja nüüd ma lihtsalt teangi, et kuidas ma kõrvalt võin päriselt tunduda inimestele, kes äkki esimest korda mind näevad või nagu, et see ei, no lihtsalt see esmamulje võib jääda inimestele nii teissugune, kui nad võib-olla ei tea mind nii lähedalt ja siis nad arvavad, et Bruno ongi kogu aeg selline, kui nad võtavad ühe situatsiooni pealt selle olukorra. Ei, ma lihtsalt tahan jälle Bruno kaitseks öelda. Bruno on see inimene, kellega saata oma lapsed peole, sellepärast, et Bruno täiega valvab, ta on siuke nagu lahe paps, selles mõttes, et ta nagu paps ei ole, aga selles mõttes, et ta hoiab silma peal ja see on tähtis, see on väga hea omadus inimese juures. Teil on ainult 10 aastat vanuse vahe. Ei, mingi hetk kusjuures selle paps olemisega ma pidin ütlema iseendale ka, et ei, sa lähed peole ja ükskõik nagu, mis juhtub, sa ei hakka jälle kedagi kasvatama või nagu või kedagi hooldama. Nagu ma lähen sünnipäevale, tulen sealt ära niimoodi, et sünnipäeval oksendab mulle kätte taksos ja mingi... Ja see oli ülinaljakas story. Ja ma olen see hooldaja. Ja aga... Aga selles mõttes, et vähemalt sa saad kindel olla, et see inimene jõuab tervelt koju, et tema ei ole see, et oksendab rõve, kuule, seal on päris ja chill pidu, on ju, läheks nagu midagi siukest, vaid tema on see, kes nagu läheb ja aitab, on ju, või tõmbab siis ära. Minu arust loogiline, mida sõbrad peaksidki tegema, sest isegi kui su sõber on nagu väga halvas olukorras, siis nagu... No see on asi, mis on loogiline, aga kahjuks purjus olles tihtipeale ei tehta seda. Räägi see naljakas lugu ka. Kätte oksendamine. Kuidas sind enne seda, et kuidas sind... Kas võib rääkida või? No ma võin rääkida, sellest oligi see, et ma olin oma sõbra sünnipäeval ja siis... Ei, aga see oli sinu sünnipäev ju? Ei, see ei olnud. Kui sa mõtled, see sama on ju see, kus... See, kus sind ei lastud klubisse sisse? Jah, see oli sõbra sünnipäev. Ja see oligi see, et me laua taga istume vaata, siis algul nagu laua taga, kus sinu juures või? Ei, selle sõbra juures. See oli sõbra. No, mu ülikooli kursakas oli sellel ajal veel. Mida sa õpid? Ma praegu olen akadeemilisel puhkusel, ma lõpetan järgmine kevad koos selle sama kursakaga, kelle peol ma siis käisin, mis on väga hea sõber mulle. Noorsootööd õpin siis praegu. Nii tubli. Nii, ühesõnaga story. Ja no see oli niimoodi, et jah, no see oli selline pidu, mis algas laua taga, on ju, ja tegime mingeid joogimänge, sõime seal ja natuke muljatasime ja siis no see on see, et kui sa istud ja jood, see on natuke teine, kui sa lähed kluppi ja siis seal või nagu mingi tegevuse käigus ja oligi see, et järsku ma tõsin püsti, ma olin tahaks siia diivanil tagasi minna, aga ei saanud. Ta läks klubi ukse taha. Pidime kluppi minema ja siis pidime. Mul muud valikut kindlasti polnud. Ja siis läksime kluppi ja no mul on natukene segane see pilt algul on ju. Mina tean, ta rääkis mulle, ma võin ise edasi rääkida, kui sa ei mäleta. No, sa võid täpsustada, täiendada. Seal oli lihtsalt see, et ma olin seal selle klubi järjekorras olnud natuke vali, emotsionaalne ja siis teda ei saa klubisse sisse lasta ja siis turva pani, ma ütlesin, ei, aga ma pean saama ja siis... Ta sõbrad olid juba sees. Ei, aga nad läksid sellepärast sisse, kuna ma läksin tunniks ajaks kõrvale kivitrepile istuma ja kainenema. Nemad olid sees ja Bruno jäi sinna kuhugi õue istuma ja siis need sõbrad sees järsku olid, et kus Bruno on, vaata, et ja siis läksid välja, siis nad näevad, et Bruno istub seal ja nutab. Ja ta, mulle räägiti, et ta full vaata nutab, et mind ei lastud sisse, ma olen liiga täis ja siis see sõbranna läheb sinna turvamehe juurde ja ütleb, võin või?
Läheb turvamehe mida ta juurde. ütles. See on kõige naljakam osa, läheb turvamehe juurde. Kas te olete miks te teda sisse ei lase? ja lihtsalt ma nutan seal trepi peal ja see oligi, ma hakkan lihtsalt kogu aeg nutma selle. kas sa oled ka emotsionaalselt ebastabiilne? ei, me paneme piiks sinna peale. Me paneme piiks sinna peale. Paneme piiksu? ja me paneme piiksu sinna peale. ja, lähme edasi. Me ei saa siia piiksu panna. jah, et igatahes jaa, et see saab olema nii põnev koht, vaata, et mida ta nüüd ütles. Mida ta nüüd ütles? ja te ei saa selles olukorras lihtsalt see oli, tundus võib-olla niimoodi nagu see, no ma ei tea, igatahes ja ma olingi nii kurb selle pärast, ma olin mingi, et appi, ma lähen sünnipäevale ja siis ma ei saa sõpradega kaasa minna, kuna mingi ma olen see liiga palju joonud ja ma pean kuskil kivitrepil kainenema. Aga siis ennast ajaks ka nutma. Ta lasti sisse ja siis pärast oli seda sõbranna hoopis see, kelle juurde turvamees tuli ja viskas ta välja, sest ta oli nagu, et kuule, kas ta on sinu sõbranna, et ta on liiga täis ja siis Bruno läkski temaga takso peale. ja seal. Kõige haigem oligi see, et ma olin vähem kui pool tundi lõpuks sees ja siis turvamees tuleb. Siis ma mõtlen, mis asja, ma olen kaine ju. Ja siis ütleb, et aga neile meelde mina ja minu see kaitsev sõbranna, kes siis ütles ja turva ütles, sinu sõber on praegu õues, näoli asfaldis. Siis mõtlen, mis asja, ta just lällas seal ju. Ja siis ma olin mingi, miks mina pean tulema? Ma just sain siia. Just rääkisin, kui hea sõber ta on, et kui keegi on purjus, siis tema on alati see Superman. Ja, ta läks küll, aga nüüd oli vaata see, et kui ütleb, miks mina pean minema? Ei no alguses ikka on see, et no pekki jälle. Ja, aga oligi see, ma läksingi ja aga lihtsalt ma ei olnud, aga 5 tema teist lähedast sõpra, nemad ei läinud. Mina läksin oma teise sõbraga siis temaga kaasa ja siis oligi see, et me olime taksos ja nagu ta sai minu arust korki või midagi, sest järsku tema olukord läks väga halvaks, sest me olimegi seal Tallinna klubis ja olukord tal oli nagu tegelikult väga normaalne enne, kui me läksime ja sest see, et tal tunni aega nagu tegi 360 kraadi täiesti pöördes, see ei ole nagu okei, liigume edasi. 180, siis ta tegi nagu, läks püsti ja läkkus maha või? No kui ta 360, siis ta läheb tagasi algusesse seal, kus ta oli enne. Siis ta oligi nagu Ma olen math. Okay. Ma olen quick math. Mul oli ikkagi laia mata eksamil väga kõrged. Okei, liigume edasi. Nii, läksite taksosse. Me olime seal taksos ja ta niimoodi on ju. Siis ma küsin, kas kõik on hästi on ju. Siis ta, mul tuleb. Siis ma, mis assi tuleb? Siis ma näen, kes tuleb? Siis ma panin tal niimoodi ja vend lihtsalt purskab lihtsalt läbi mu käe endale peale ja kõige rohkem kahju oli mul taksojuhist. See sa juustesse. Ei see aga su juuksed hästi suva, sa lähed koju, me paneme ta vanni, las ta puhasta pärast ennast. Takso jääbki haisema ju. Ma tegin rahakoti lahti, mul oli nii piinlik, mul ei olnud seal rahaga, ma andsin talle mingi 20, ma oleks talle reaalselt 50 sellest andnud, et nagu ta peab nüüd nagu, no mõttes sa tahad ta ei saa rohkem edasi sõita sellel õhtul. Sest et takso haiseb oksa järgi. Talle piisas sellest 20 või? Talle piisas sellest 20 või? Ta ei öelnud mitte midagi, ta sõitis lihtsalt, pani 180 sisse, sõitis sinna. Ja siis ma läksin 180 kraadi. Kas ta oli vanem või noorem taksojuht lihtsalt? Ma ei mäleta, ainult oli türklane. Siis ta ei osanud midagi öelda, ma arvan. No, siis ma olin mingi sorry, take it. Take dokse. Appi kui hirmus. Aga reaalselt ma võin peas lugeda vähemalt 5 korda, kui ma olen see tubli abiline olnud. Ja ei, seda ja sa ütlesid, et kursakas, niimoodi need noorsootöötajad käituvad. Ei käitu. Ei, lõpetavad. Ma tegin nalja, seda öeldakse kõigi kohta. Ja seda on niikuinii igal pool. Exposed, okei. Aga kuidas sa noorsootöösse jõudsid siis? Wow. Ja tagasi. Mis üleminek on ju? Ei no meil tuli vahepeal see jutuks siin Triinu küsimusega.
ma noorsootöösse jõudsin niimoodi, et algul ma teadsin väiksest peale, et ma tahan saada näitlejaks, et see teeb mu õnnelikuks, laval olemine ja nii edasi. Aga kogu aeg, et kui ma käisin näiteringides ja muudes, siis ma alustasin juba 5. klassist alates õpilasesindustega ja selliste värgendustega. Nagu juhtimisega võiks öelda. Inimeste juhtimisega. Sellepärast ma ütlesingi nende värgendustega, et põhikooli õpilasindus oli minu jaoks hästi teine kui gümnaasiumis, sest gümnaasiumis ma päriselt hakkasime nagu ise tegema, meie arvamus oli oluline ja siis ma vaatasingi seda me olime samas õpilasesinduses. Ja me tegelikult, ma tean Ketlin lihtsalt kõige kauemalt. Okei, me võime kakajuttu jälle omale siia podcasti sisse tuua. Aga ja ma räägin selle noorsootöö teema ära, et oligi, ma nägin meie ühist suvijuhti ja ta tõesti väga inspireeris mind ja ta oli väga ja siis ma hakkasin mõtlema, et ta on queen. Ta on queen. Ta on kuninganna. Nii tore. Ja nüüd ma olengi ja mul on nüüd kolmas aasta jäi mul poolikuks, kuna lihtsalt neid tööid kuhjus nii palju, kui ma käin ju kooli kõrvalt tööl ja mida tegelikult ei tohiks teha, kui sa oled ikkagi ülikoolis. Võib, aga lihtsalt mitte nii suures koormusega kui mina. Ma lihtsalt tahan väga vaielda vastu. Et jah, muidugi kõik ülikoolid ütlevad, et ei tohi, aga öelge mulle, et kui sa oledki mingist maakolkast, siis öelge mulle, kas ülikoolis käimine on ainult nagu linnalaste prioriteet, nagu võimalus üldse või? Et nagu, kui ma tulen, mina läksin ülikooli, ma olin juba ju üle 20, mis ma olin 25 või? Kui ma läksin EKA-sse. Ja siis mulle öeldakse, et sa ei tohi tööl käia. Mis ma hakkan vanemate käest raha küsima nüüd selleks, et 25-selt ülikooli tulla või? Ei no jah, ega see ongi tegelikult keeruline, aga nagu mõndadel ülikooli erialadel sul sessioonõppe võimalus. Näiteks lavakas. Aga sessioonõppe maksab väga palju. No mina käisin sessioonõppel, see oli mul tasuta ja sellepärast miks ma lõpuks tegin selle nagu lõppotsuse, ma olin 9% kindel, aga selle 10% lisas juurde see, et see on ikkagi sessioonõppe ja see on tasuta ja ma mõtlesingi oma peas, et okei, sessioonõppe, et nädal aega olen koolis, 3 nädalat tööl. Aga ma magistris olin samamoodi, et sessioonõppe, et ma käisin ka ju üle nädala. Kõik sessioonõpped ei maksa. Ei, selle eest ma ei maksnud. Palju on tasuta haridust ju. Tegelikult on palju küll, aga mulle sobibki siis ju ainult sessioonõppe. Aga minu eriala, ma õppisin scenograafiat, seda ei ole sessioonõppes üks asi. Ma pean minema päeva õppesse, bakas. Okei, no jah, siis on nagu keerulisem on ju. Aga ma arvan, et mingid mõned erialad, ma ei tea, näiteks lavakas on nagu nii teistsugune, aga ma tean, et nad seal ei jõua. Nad ei jõua seal tööl käia. Viljandi tühkas nad ka, ma näen lihtsalt, et nad ei jõua, et nad hommikul vara lähevad ja siis öösel tulevad on. Ja nad teevad mingi 3 öösel teevad proove ju. Sest mu ema ütles mulle, et ma küsin, kas ta toetab ka mind on ju, siis ta ütles ei. Et su vend sai hakkama ilma, miks ma sind peaks toetama. Siis ma ütlesin ka okei, et ma peangi nagu ennast siis elatama. Kui ma tahan käia ülikoolis, siis ma peangi tööl ka käima siis. Mis on jumala loogiline. Nagu selles mõttes ma olen väga selle poolt, et vanemad ei peagi kõike kinni plekkima. Aga tore on, kui nad on olemas selleks, et võib-olla kui sa iga kuu ei tule välja, siis nad sõna otseses mõttes toetavad sind, mitte sa juba ei lähe kooli selle eeldusega, et vanemad maksavad kõik kinni, mis mul viga, teeks teise baka veel, vanemad ju maksavad, teeks 3. baka veel, mul ju ei ole vaja tööl käia, on ju. Aga hästi paljud ongi ju tegelikult selle poolt, et nagu vanemad, et kuni minu laps õpib, siis las ta õpib ja keskendub sellele õppimisele. Minu vanemad on ka sama nagu meelt. Aga kui sa lähed ülikooli, siis sa arvatavasti oled Tallinnas. Ehk siis sa elad kodus, mitte su vanemad ei pea oma, ma ei tea, mitme lapse juurest maksma ühele nüüd täiselatist, pluss korter, pluss kõik söök, pluss kõik asjad. Minu vanemad tegid seda, kui mina käisin koolis. No aga sa Ma olin Tallinnas koolis. No jah. Oota, mis koolis sa olid? Suva see praegu. See fotograafia. Okei. Siis minu vanemad maksid. Ja sellel mul oli õppe nagu... No aga sina läksid kohe peale gümnaasiumi ka, mitte 25-selt, kui sa praegu niimoodi mõtled.
Ma ei läinud kohe peale gümnaasiumi. aga mina näiteks ei kujuta ette, et ma oleksin et ma poleks üldse töötanud ka siis, kui ma oleks noorem olnud, sest minul on hästi tugev töökasvatus. Ma olen väiksest peale pidanud kogu aeg tööd tegema, oma raha ise teenima, on ju, mis on nagu, ma ei tea, minu arvates see on normaalne. Aga see, et mul nagu töö, nagu koolipäev saab läbi ja ma olin Draamateatris ju publiku teenindaja nagu baka kõrvalt, pluss mul olid veel mingid 6 töökohta. Aga ma olen selle koha pealt ulja. Aga see, et ma lähen sinna, ma võtan need publiku käest enam-vähem nende riided, panen sinna rippuma ja tegelikult see 2,5 tundi, kus etendus käib, on ju mõnel 3, seal oli ka 4-tunniseid etendusi ja teen seal vahepeal oma koolitööd ära, siis ma ei arva, et mul tegelikult ei ole võimalust tööl käia või et kool kuidagi takistaks. Sihukest tööd sa saad jah teha, aga palju sa, kui sa oleksid seal ainult selles Draamateatris, sa ei saaks endale elamisraha kokku. Kui ma, ei. No see on selles mõttes tänapäeval natukene muutumas, vaata, et noored tegelikult nii palju, et vanemad tegelikult toetavad neid suht pikalt. Ja ongi vaata, et kas on õige või vale on ju, see on lihtsalt... Aga toetus ja ülalpidamine muidugi on 2 erinevat asja ka. Jah, seda küll. Aga kui ma arvan seda, et kui vanemad on sind õigesti kasvatanud, siis sa oled niikuinii tubli ja teed ikkagi mingeid asju ise ja teenid ise veits oma raha, et kui nad siis sind kõrvalt nagu toetavad ka. No ma hakkasin selle peale mõtlema, ma ütlesin, et mu ema ütles, et ta ei anna mulle raha, aga ma arvan, ta kindlasti annaks või toetaks mind mingil määral, kui tal oleks see võimalus, aga mu ema lihtsalt ei saa mind toetada, sest ta on üksik ema ja mul ei ole isa, ehk siis ta peab ennast üleval pidama, tal on ju terve maja Pärnus ja ta oleb ise ja Soomes nüüd ja tal on niigi palju, et ta lihtsalt ei ole võimalik nagu mind toetada nii palju, et mulle saaks tõesti niimoodi, et ma ei käi tööl, et need nagu ma tõesti, kui ma vaatan mõne nagu mingi, mu kunagine klassiõde saadab vahepeal mingeid snappe, et oi, maksin mingi kooliarve ära, siis ma ütlen, et kus sa selle raha said, mitte sina, vaid su vanemad ja see arve mingi 4000 1,5 aasta peale. Mis koolis ta käib, Mainoris või? Kuskil EBS-is. EBS ka, jah. Okei. Ma andsin sulle vahepeal märku, et sind vahepeal ei ole kuulda. Nagu... Ei ole või? Jah, nüüd. Sest sa räägid kuskilt siit ja siis on täpselt nii. Okei, vabandust. Parandan ennast. Aga mul tuli vahepeal kakajutt ja Bruno lubas mul kakajuttu rääkida ka täna. Meie teame Brunoga üksteist tegelikult lasteaias saati. Me käisime samas lasteaias, aga samas rühmas me ei käinud, me käisime vastasrühmades. Aga kuidas me teadsime siis nagu... Ma ei tea, aga ma olen sind terve elu teadnud. Ma mäletsin, me olime erinevates põhikoolides, aga kui me... Aga me teadsime üksteist ikka. Aga ma olin, kuidas ma lasteaias teaksin seda? Ma ei tea. Aga siis oli see, et me olime samas lasteaiast ja sealt lasteaiast on üks tore lugu, kakalugu. Põhimõtteliselt meil oli lasteaias bassein ja seal me käisime ujumistunnis seal. Aga üks hommik siis lähme sinna ja siis meile öeldakse, et ei saa täna ujuma tulla. Sellepärast, et sitajonn ulbib basseinis. Saladuslik sitajonn ulbib basseinis ja tuli välja. Mõelge, kasvataja ütleb lastele, te ei saa minna, kuna saladuslik sitajonn basseinis. Ja vot, see ongi naljakas, Bruno tegi selle sinna, aga ma mõtlen, et aga kuidas ma teadsin, et sina selle sinna tegid? Sa arvasid, et sa teadsid, sa said ise teada, kui ma sellest rääkisin sulle ja ma ei rääkinud sinuga siis. Ei, aga ma teadsin seda, sest ma teadsin seda, et sina olid selle sitajonni teinud, võib-olla sellepärast olidki mul lasteaias meelde. Siis minu mingid klassi, või need rühmakaaslased olid sulle öelnud, et ta teadsid, et sa oled seal otsad see lasteaias. Võib-olla õpetajad rääkisid mulle. Oota, kas sa siis tegid või ei teinud? No, sellega oli niimoodi. Nüüd tuleb Bruno Pomm. Et... sa ütled Bruno Pomm. See väga sobilik sõna siia. Kakapomm. No oligi see, et ma läksin basseini ja see oli mu lemmiktund ja siis me mäletame enne võib-olla jõudnud käia vitsus onju ja siis igatahes läksin sinna, siis ma sain öelda, oi, siis ma läksin nurka, nagu basseini nurka, üritasin seda kinni hoida, siis aru, ei, ongi pekkis, ma ei liigu siit enam ja siis kohe, kui ma üritasin liikuda, siis ma olen natuke blokeerinud ära selle mälestusega, Ketlin ei suuda seda
Ketlin ei taha seda mul meelest lasta. mul oli nii põnev, räägi edasi. No siis ma natuke olin seal niimoodi seal nurgas ja siis kasvataja küsis, kõik on hästi, siis ma ütlesin, ei ole ja siis ma ei mäleta, kas ta tõstis välja ma ei mäleta, igatahes minu arust jäi junn sinna maha ja Ulpima, Bruno arvas, et see läheb vee alla. Aga see tuli vee peale. Aga see on täiesti okei. See on lasteaialapsed. Need on lasteaialapsed. jah, see on normaalne. See ongi normaalne, see on lihtsalt täiega tore. lasteaialapsed. See on täiega tore lugu. 4-5. Jaa, aga Ketlin oli gümnaasiumis, ta oli siis 18 ja ikka rääkis sellest meie vanustele. Mõtle, sa oled nii ereda mälestuse jätnud mulle. Ja vend räägib lihtsalt nagu ma olin meie ühte sõpra teadnud mingi tund aega. Kes? Tead, mida Bruno tegi lasteaias? Bruno sittus mu See ei basseini olnud täis. kindlasti lambist. See ei olnud kindlasti lambist. Aga tead, kuidas Ketlin sellest räägib iga kord? Ma ei saanud tema pärast 2 nädalat basseinis käia. Muidugi. Mu pesemisvõimalused võeti ära. Ma haisisin ise ka lõpuks. See oli õudne. Ma ei ole kunagi niimoodi 2 rääkinud. nädalat, Aga nii kaua võtsid junni välja. ei tea, jaa, noh. Ma oleks ka oma kodus õelaga kiirendanud ära. Sa kodus ei tahtnud Kas sul ikka Brunol on sa kodus ei tahtnud pesus käia vä? Brunol on hea fantaas, ma ei ole kordagi Okei. niimoodi rääkinud. Jälle te olete, mis telefonimängu te teete siin, no üks räägib ma üht ja teine räägib teist ja Ma ükskord pissisin ühe Rimi mingi kohviku mingi mängumaailmaga täis. Miks? miks sa seda seal tegid? No ma ei jõudnud jälle vetsu, aga see oli see, et meil oli autos oli vähe kohti ja ma pidin ões üles istuma. See ütles, ei, sa ei tule mulle sülle, sa oled seal. Siis ma pidin ta jalg ees seal autos istuma niimoodi. Sa olid püksil ei, meil. jah, pissipüks ei tule mulle sinna sülle. Sa oled seal. Ja ma pidin autos tal jalgade ees olema. Ma olin ka väikse räme kusik, nii et see pole mul hullu. tuli sellega meelde, et mina käisin Rootsis väiksena ja mul oli enda lemmikset roosad püksid ja siuke roosa-valge triibuline nagu maika, vaata mingi Püsis laeva poniga. täis. Ja siis oli see, et ma ei mäleta, kas see oli laeva peal mängutoas või oli linna peal kuskil ja ma lasin ennast täis ja ma vihkasin seda Ta nagu sellepärast, et tahket võib. ei, pissisin ennast täis ja ma vihkasin seda kõike sellepärast, et siis mulle ostati püksid, mida ma vihkasin, teksapüksid alt laienevad ja ma vihkasin neid kogu südamest. Ja see on mulle täielik trauma, et ma oma poni püksid täis pissisin ja ma sain endale alt laienevad teksapüksid. Mõelge, Aga te viskasite ponipüksid minema või? Ei visanud. Ma arvan, ma ei tea tegelikult. ma arvan, see oli kilekotiga neil kaasas seal terve reisi. Aga võib-olla unustasid kuskile laeva maha, vaata. Oh no. Ei, Ja aga siis sa mõelge- sind sunniti kandma neid teksapükse või? Jaa. No ta omad ponipükse enam ei saanud. Issand, kui kahju, mõtle, üks saab laienevad teksad ja teine 20 aastat hiljem ikka tuletab meelde sellest mingi üks tüdruk, et Bruno sittus basseini täis. Ma ei Kakas. saanud. Vabandust. Bruno tegi junni basseini. Ta tegi väljaheite. Miks sa ikka Lähme üle. veel sellel peatud? Ma lihtsalt ütlesin, et Sa oled sina, kellega see jutt käib kaasas ja kes seda räägib. Sina praegu jälle tõid selle välja. Sina praegu hakkasid rääkima. enne ütlesid sina, Kets. Ei, mina alustasin selle jutuga, mina rääkisin oma pissijuttu ja siis Tünta rääkis sellest. me ei saa kunagi Ketliniga niimoodi naljades Maarjaga peale. Kuulge, sõbrad, lõpetage, aitab, et ja Triinu ka praegu selline, et no nii, mis siin nüüd saab? Ma vaatan, et kas läheb nagu Väga asi vahva. põnevaks või mis toimub. Käts. Hea, et ma siin vahepeal olen. Kukevoks. Ei, me oleme Brunoga sõbralikud. Jah, me oleme Me kõik võime sõbrad. öelda ükskõik. Jah. Bruno lööb mind vahepeal. Lööb või? Jah. Labidaga ei loe. Ei, saad aru, mu mingid pereliikmed vaatavad seda, mõtlevad, ma olengi sadist. Minu teeme ainult nalja. Ütled, Ja kõik, meil on nii palju sarkasmi. Triinu ütleb ja siis ta ninaaugud liiguvad niimoodi. Ma ei saa nüüd teha seda. Okei, vabandust, ei vaata enam. Mu ninaaugud tolmu täis tänasest päevast. Rääkige siis, kus Ühesõnaga, teie aga- Lottemaa. räägi, kus te Lotemaal üksteist saate?
no ma ei tea, seal Raada platsil. Kus teie Brunot teate? Minevik läks temaga sinna. Sa juba oma küsimuses ütlesid ära, kust me teame Brunot. Lottemaalt. Ei jah, aga nii Ketsi, Triinu kui ka Brunoga mina alguses, kui ma tulin, ma ei suhelnud nii-öelda teiega meie hakkasime minu teisel aastal rääkima rohkem. Võib-olla küll ja minu arust oli aastavahetuse pidu. Mina hakkasin Maarjaga alles nüüd hiljuti rääkima. Jah, me Triinuga oleme alles nüüd. No, ma ei julgenud esimest aastat sinuga rääkida, sa tundsid nii populaarne ilus tüdruk, siis mõtlesin, et issa maa küll sinuga rääkima, hakkad sa kohe mingi ka minema sina. Sa ütlesid mulle kunagi samamoodi gümnaasiumis. Kuulge vaadake, siis te oletegi mõlemad blondid ilusad populaarsed tüdrukud. Bruno. Ja Triinu on meie õpetaja. Mina olen õpetaja. Ma ootasin, kuidas ta selle ära nüüd seivib. Väike armas nunnu. Ja väike armas nunnu. Ma olen teie kõigi ema. Jah, just. Tuletan meelde, ma olen siiani sinu ema. Jah. Ehk siis nemad on pardid. Tema on Lotte. Ja mina olen Janes Adalbert. Jah, juhuu, tulge Lottemaale. Okei, aga meil tegelikult meie tutvumis... Järgmine nädalavahetus saab juba tulla. Ma ei tea... 8. juuni. Jah, saab küll, jah. Saab juba tulla. Aga ma ei tea meie tutvumis... Siia samasse tuppa. Jah. Ja igale poole muudesse tuvadesse. Issa mõtlen, Maarja ütleb, et ja saad kutsub mingi oma tubadesse kõiki vaatajaid. Jah, kutsungi. Okei, ühes... Lotte toas on täiega lähel Liumägi, selles mõttes, et Maarja kui Lotte võikski kutsuda kõik enda tuppa. Jäneste majas on lahedam. Ei ole, ainult üks on siuga aeglustusrada. See kiire on ülihea. Seal saab särti. Ei ole, tegelikult meil on väga toredad Liumäed Jäneste majas ka. Eriti see lühike. See lühike on ülikiire, üliäge. Sellest ma rääkisingi. Aga see pikk on natuke aegla. Ja seal peab hoogu lükkama. Seal saab alt üles ronida. Kui kunagi boss on mind äkki platsilt otsinud ja pole mind leidnud, siis ma olen lastega seal Liumäel. Aeglustusrajal on ju? Ei, kiirrajal. Ma olen seal täiega sõitnud. Ma olen ka. Ma lihtsalt juba tean, kuidas mu sõbrad kuulevad seda Lotte, ma ütlen, et no nii, skip, nii, kus maalt nad ei räägi enam. Okei, draama. Jaa, kas seda kuidas sina elad oma korterikaaslastega koos? Kuidas on korterikaaslastega koos elada? Jah, ja nendega arvestada. Sa oled varasemalt üksi elanud, aga kuidas on korterikaaslastega elada? Bruno elab minu endises korteris. Fun fact. Ja ma olen nii tänulik Triinule, et meil see korteris on. Et sest nende üldse korterite saamine on nii haige praegu. Kõik, ma arvan, teavad seda. Ma tahtsin öelda kõik tudengid, aga kõik teavad seda, kes otsivad korterit. Aga... Sellise raha eest küll, jah? Jep. Ma pidin ise hakkama saama. No siis sa võid Draamateatris töötada. See Bruno korter on tõesti väga odav üüriga. See on haige. Tal on täiega suur korter. Ja täiega ilus. Ja mega odav. Te ei kujuta ette ka. Ma ei hakka ütlema seda hinda, aga nagu vanas puitmajas. Te lihtsalt ei kujutaks ette ka. Aga Brunol kukkus alles boiler läbi akna, selle laest läbi. Akna. Boiler kukkus läbi akna. Kus sul see laest kukkus? Köögis kukkus boiler läbi laest. Suur boiler oli... See oli nagu ammu juba. Natuke aega tagasi, jah? See oli hästi vana boiler. Ei, vähem. Okei. Aasta tagasi talvel ei olnud või? Ei, minu arvates see oli suvel. No ma ei ole nii kindel, aga igatahes millalgi see oli, aga seal on päris palju asju. Jah, meil tehti uus lagi, uus põrand ja oligi mingi... Ja uus ai. Jah, aga vastates su küsimusele, et sa ütlesid enne ma elasin üksi, et oligi ma põhikoolis, ma elasin Pärnus on ju ja... Siis mingi hetk ema pidi kolima Soome, kuna Paikusel meie pagari firma ühine pere oma pandi kinni siis ja siis ta läks Soome tööd tegema. Bruno võitis õunakoogi võistluse. Bruno oskab väga hästi süüa teha. Bruno oskab väga hästi magusaid torte teha. Ta oskab makarone joogi sisse ka hästi loopida. Ta lemmikkokteil on piimakokteil makaroniga. See on nagu piimasupp siis ju. Nii hea. Aga seal peab olema natuke sibulat ka. Ei, see oli basiilik. Basiilikeõli. Rasv. Siis talle meeldib, peale seda, kui ta on selle kokteili ära solkinud, siis talle meeldib olla veega üle valatud.
okei, räägime edasi selle teemal. Vastates su küsimusele, siis et oli meil pagarifirma, ma olin seal lihtsalt teenindaja ja siis ema kolis Soome ja see tähendab seda, et mina jäin siis üksi sa olid elama. seal teenindaja või seal pagarifirmas? Oma perefirmas. Ma ei teadnud seda. Ma käisin nädalavahetused ja käisin seal ja alati kui oli vastlapäev, siis ema võttis nii. Selle päeva sa võtad koolist vabaks, tuled meile neid vastlakukleid lõikama, neid katuseid, võib-olla saad pahukord peal panna. Ma vist selleni ei jõudnud päris, aga... Ma ei teadnud, et su ema on kokk. Ei, mu ema on juhataja, ta oskas isegi pannkooki teha. Tal olid seal inimesed, kes... Ta oskab. Pannkooki, ma ei tea, mulle meeldib väga pannkoogid. Mulle ei meeldi nendele. See ei ole õige pannkoogi. Või nagu mulle meeldib, aga siis mulle vetsi need... Okei, mulle meeldib mu vanaema pannkoogid, aga... Mis on pannkooki? Okei. Igatahes mu ema kolis Soome ja ma olin siis terve gümnaasiumi ja üksi. Suures majas, hoovi, koera ja pidin siis kõike üksi, pidin hakkama iseseisvaks siis järsku ja pidin hakkama kütma ise, ennast toitma. Ema andis mulle 50 € söögiraha ja pidingi ise vaatama, kuidas ma 7 päeva saan 50 € hakkama. Aga oligi see koolis, vaata tuli hommikusöök, kui ma jõudsin putru sööma ja lõunasöök oli ka seal, ehk siis põhimõtteliselt oligi kas, et õhtusöök ja siis mingi snäkka vahepeal on ju. Ja siis peale see, ma olin nii ära harjunud selle üksi elamisega, et nii-öelda üksi elamisega, ema käis ikka 2 nädala tagant vaatamas, et ega maja pole maha põlenud või midagi sellist. Et sa endale pole viga teinud, mis asja, ta tuli sind vaatama, mitte maja. Jah. Muidugi. Ja siis ja oligi peale seda, kui ma läksin ülikooli Tallinna, siis oligi nii huvitav. Nüüd ma oligi, ma ei olnudki enam nüüd üksi. Järsku on mingi 2 parimat sõpra minuga ühes korteris. Üks on niimoodi, ma ei saanud isegi, ma olin harjunud, nagu mul oli ükskõik millal see minna magama, ärgata, ma ei pidin mitte kellega arvestama. Järsku saadab mulle 11:30 sõnumi. Öörahu on, äkki paneksid vaiksemaks oma telefoni või midagi või pane ma kõne kinni. Ma ütleks sama. Jaa, aga ongi see ongi nii... Kui ma pean hommikul tõusma, pane siis palun vaiksemaks, kell on 12, tasa mul magada. 12. Okay. Aga see ongi nii nagu haige, ma olingi harjunud nagu minema magama kell 2 või midagi sellist ja siis järsku keegi ütleb, et mul on unuaeg, sa pead minuga arvestama. See oli nii, nagu see oli nii naljakas mu jaoks järsku. Siis ta vahepeal räägib muga videokõnes sosistades, ma ei saa praegu rääkida, tema magab. Ja, sest ma hoolin oma nendest korterikaasest väga palju ja ma saan ikkagi aru, et need kõik, mis nad ütlevad mulle, on tegelikult, et ja nad võib-olla dramatiseerivad üle vahepeal, on ju. Ja ma teen seda sama vastu neile, kui mul on millegi üle dramatiseerida. Aga lihtsalt, ma ei tea, kas teil on see, kas teile ka ei meeldi, kui mingi, on see köökikraani kauss, on ju, ja kui näiteks teete just mingi praete midagi, panni pesete ära, aga selle panni labi teetate sinna kõrvale, mitte ei pese ära ja ei pane sahtlisse. Ma panen nõudepesumasinasse kohe. Nõudekasse, jah? Ma ei koli ühtegi korterisse, kus ei ole nõudepesumasina. Ei, mul on see, aga lihtsalt kui ma kasutan seda mingi järgmine päev või siis sama õhtu uuesti, miks ma seda peaks ära pesema või nagu, ei ma pesen selle ära, aga miks ma peaks selle niimoodi ära pesema, et ma panen selle, et ma võid seda lihtsalt sinna kraanikausi äärele. Ei, sa pesed selle ära ja paned selle kappi. Ei, aga ma jätan mida küll. Sa jätad seda, tolm ringleb, kõik ringleb, miks sa jätad selle kapi peale? Kui sa järgmine päev kasutad seda. See järgmine päev kasutad siis küll mitte. Ütles järgmine päev. Ei, siis see kuivab ära seal ju. Või siis teine näide, et veetass, et ma olen nii harjunud sellega, et köögis on kogu aeg tass, kraanikausi kõrval, mida ma vahepeal siis joon vett, on ju, Pärnus on harjunud. Siis nad ütlesid ka, miks on mingi tass peab kogu aeg kraanikausi järel olema, et meil võiks puhas olla köök, lihtsalt jälle mingi moll vahib mulle näkku, kui ma lähen kööki. Sellega ma olen nõus, et tass võiks olla küll kraanikausi või ei, et võiks olla. Eks ma panin, meil on oma... Mul on endal ka. Aga ma ei pannud seda, ma hakkasin hoidma nüüd, mul on akna kõrval korvike, kus on seal, mingid söögiasjad seal. Ja ma hakkasin oma seda veetassi seal hoidma, mitte kraanikusse kõrval, hoid siis seal akna. Ja seda pannilabitut ka, on ju. Te olete nüüd 3 aastat elanud niimoodi, jah? Ja kohe saab 3 aastat läbi, jah. Kaua veel elate?
või kaua veel nagu see jaksate nagu üleüldiselt kaua me elame või nagu see korteris elab. kaua suudate vastu? oleme, püsime teemas Okei. ei tegelikult mina elan kindlasti järgmise aasta ka veel seal, sest noh, ma lähen restosse tööle tagasi ja ma pean kooli lõpetama ära. Ja ma teiste kohta veel ei tea, kuigi nad tõenäoliselt vist jäävad ka ikkagi, aga ma ei ole kindel. Jah, see ongi lihtsalt see, et nad on lihtsalt, no, ma olen see, et hästi suur etteplaneerija, mul on vaja teada, et mis, millal, kus toimub. Ja nad on vastupidi, et ma ei tea, mis ma oma eluga teen. Ja siis ma mõtlen, mis asja, kuidas sa ei tea? Ütle mulle kohe. aga pigem meeldib see kooselu, et sa elad inimestega koos või igatsed üksi olemist? Seal on nii palju plusse ja miinuseid, aga lihtsalt need plussid on nii suured, et no tuled koju, keegi vaatab sulle otsa, ütleb tšau, siis me sul päris räägime. tihti ei ole ju kedagi kodus. Ja no ongi enamus aega ma olen ikkagi üksi ja see ongi noh, üksi olles on ikkagi, no see üksi tunne, no ja see ei olegi nii tore kui see, et sa saad mingi sõbraga teha filmiõhtuid või siis tuled koju ja keegi teeb süüa või midagi sellist, aga lihtsalt ma ei viitsi seda näägutamist kuulata. aga sa saad üksinda vähemalt legosid kokku panna. Ei, mis sa Sheinist tellid 200 euro eest? ma ei, aga legodele need on jumala ilusad legod, mis ta tellib, need lillakesed ju. Ei, no Ja need okei, linnukesed. need las olla, Need kuigi kõik Maarja täpselt- ütles need linnukesteste kohta, et issand. ja Mu sest, et see ema- on Rüüstamine. keskkonna rüüstamine. See on Plastmass. Ja sa tellisid, sa näitasid mulle 2 linnukest onju ja siis ütlesid, et need on täiesti erinevad ja tüüpidel oli lihtsalt mingi 10 lips erinevat samasugust. värvi. Ai, sest no mul on, no ma pidin, aga need lilled on ägedad. Lilled on ägedad ja. no ma pidin ülikooli või Tallinnasse kolides, kui ma tulin siis ülikooli, pidin oma nümfkakadu ära andma, sest ma ei saanud seda Tallinnasse kaasa võtta. Who is that? Mis see Lind. nümfkakadu või? Mul oli nümfkakadu kunagi. Mis värvid Rio on? oli nimi. Rio oli. Mis Ta värvid oli Ta on isegi mõla peal olnud. ja mu lemmiktrikk oli see, et ma panin ta niimoodi siit särgalt läbi, siis ta ronis ja tuli siit, pani pistis pea välja. Mida? Oih, nüüd pistis pea välja. Nii lahe, nii Ja. tore. Oota, mis värvi ta oli, hallikas või? Tal olid Roheline. oranžid põsed, hallikas, ta oli mis roheline? ei olnud rohelist. ei, no võib-olla roheline, ei olnud Peas. rohelist. Peas Okei, tal olid nii. kollased tutid. Igatahes ja, aga mul on mingi kinnised nende lindudega olnud ja siis, kui ma nägin neid Lego komplekte lindudest, siis ma mõtlesin, et no Rio. ja Need ei siis olnud- tellisid 20 erinevat. ei, neid ja on siis 11. okei, 11 ja siis ta tellis See on veel 12. 20 erinevat hamburgerit ja friikartulit ja pitsat ja Ei. muud asja toidulego. Seal oli aga friikad, avokaado, burger ja mingi on veel. ja siis oli 200 euro eest päikeseprille, ja kõik mis tal nüüd erinevad. kasutus põhimõtteliselt ei leia selleks eesmärgiks, milleks ta tahtis kui neid rikas kasutada. sa oled. ei no see vend on haige. ei, ma lihtsalt ma kulutan ja siis aukudega Jaagup Tuisu kampsun. mille peale mis on väga ilus. jah, või noh, Bruno, kui auke poleks. vaata siis, kui sa käisid minu juures ja olid nagu, et me lähme järgmine nädal nagu Amsterdami, aga mul on 300 eurot kõrvale ainult pandud. nüüd on 600. Ja no kuidas sa ütlesid seda ja siis mul kodus tunti väga muret, et kas Bruno saab ikka hakkama. ja kui sa ütled 300 eurot olen kõrvale pannud, ilmselt raiskan kõik ära. ei, mul lihtsalt on see, et ma ei oska üldse rahaga toime tulla. Mis mõttes? Ei, no aga selles vähemalt on ta mõttes ta ju- harjutanud palju ja sa tuled tegelikult, kuule, kui sul on ikkagi kõrvale pandud ka raha, siis see on Jah. juba päris hästi. aga see ongi, ma panen kõrvale ainult selleks, et Sheinist kui on osta. mingi suurem eesmärk, näiteks kui ma teadsin, ma lähen reisile, siis nende jaoks ma olen pannud, aga mul ei ole seda suurt nagu mingit fondi või nagu mingit, et ma panen iga kuu kõrval nii palju, Südamerahu et see on fondi. nagu jah, et mul no nii-öelda mustadeks päevadeks, et seda fondi mul ei ole. ja, aga see on väga okei, kui sa oled noor, siis sul ei peagi olema seda fondi veel nii aga suurt. mida varem, noh, nii suur ei peagi Ja, olema, jah. aga mida varem sa seda hakkad parem. sinna panema, seda rohkem. parem, sellepärast et see, kas need, kuidas see oli, mis see sul 4% aastas? Mängisime sinuga ju see kogumis meelerahufond. meelerahu. meelerahufond, aga minu arvates meelerahufondiga, see kogus ka mingit intressi kogunud või? oota, sorry, see ei olnud sellele vastus. Mis see küsimus oli? Mis 4%, et mis see mingi küsimus oli? koht, kuhu sa paned raha, teenib 4% aastas intressi. See Meelerahufond. või oli see? oota, ei, ma tean, mida sa nüüd mõtled. Me mängisime lihtsalt koos seda Swedbanki mängu. See oli Cash-it. väga tore, Cash-it.
ma soovitan mängida. mul on Swedbankasse kogumiskonto, kus ta ümardab kõikidelt mu ostudelt siis täissummani. See minul ei töötanud. Sealt on kogu aeg nii lahe raha välja võtta. Mulle ka meeldib ma olen seda kogu aeg rullis, mulle ei meeldi, et see raha on, see on nagu ei, tõstan selle sinna kõrgele. Ma ei ole sealt kunagi raha välja võtnud, mul on seal sinna kogunud, aga see ei ole ma ei ütle seda siin praegu. Ei, no tegelikult seal ei ole nii suur summa, ma alles alustasin sellega või no mitte alles, mingi pool aastat tagasi. No ütle poole aastaga palju sa oled saanud siis? No mingi circa 3 sotti. Olgu. Aga mina võtan sealt ka välja, minu pool see ei töötanud. Aga point on selles, et tegelikult see on väga halb, tähendab, ta on mingi hea rahakogumiskoht, aga tegelikult on halb selles osas, et raha väärtus ajas kaob räigelt. Sa peaksid ikkagi nagu hakkama investeerima mingi aktsiatesse ja fondidesse ja seal, kus ta nagu oma raha väärtustab ja kinnisvarasse muidugi. No kinnisvarasse on kõige parem, aga no kinnisvara on raske, sest ta on kallis. Aga need fondid, aktsiad tegelikult on see, et paned mingi väikse summa raha sisse mingi iga kuu ja lõpuks ta säilitab su seda raha väärtust tegelikult. No minul see rahakogu, mis Swedbankasse ei töötanud ja siis mul on nüüd lihtsalt nii, et ma nüüd kasutan Swedbanki igapäevaselt, varem kasutasin LHV-d ka selle kõrval, aga siis ongi, et Swedbanka ma kasutan igapäevaselt ja LHV, mida ma enam niimoodi ei kasuta, siis sinna ka lihtsalt nagu paned raha ja no see on sama. Aga see ei ole mul silmees, vaata. Et ei ole silmees täpselt, et vaata, kui sa hoiusesse paned, siis sama. Ma pean ikka nendest aktsiatest rohkem teadma nagu. Kuulge, aga teie ei teagi seda, et kui ma käisin viimati Pärnus oma vanama juures, kes tahab mulle pärandada oma korteri, siis ma ütlesin, ma lähen Maarjaga reisile ja ma ütlesin, et ma ütlesin talle, kes Maarja on ja nii edasi, et ta on mu hea sõber ja siis ma ütlesin, et ta on maakler. Vanam oli maakler, sul on sõber, maakler ja ta ütles, siis ta oli mingi, mis ta nimi on? Mis on? Maarja, nagu Pühaneitsi Maarja, issamis õnnistuse, sest ta oli lihtsalt nii, no tal on hästi hingevalu sellega, kui ta selle korteri mulle jätab, et mis sellega saab ja et kas ma üldse saan hakkama sellega või kas ma mingi dokumente oskan, siis ta oli kohe maakler, oi väga hea. Maarja tuleb, aitab. Parandused on ikka haiged. Aga tegelikult me peaksime otsi kokku tõmbama nüüd ja palju meil on? Üle tunni aja. Aga Bruno, sinuga oli tore. Maarja räägib. Ma tegelikult tahtsin enne öelda midagi muud. Ma tahtsin öelda, et siin vahepeal käis Maarja ja Bruno reisist juttu. Maarja räägib meile sellest järgmine osa, sest täna lihtsalt ei jõua. Jah, just täpselt. Ja. Aga ma võin iga hetk. See reis, kus me juba oleme ära käinud. Amsterdamis käisite. Jah, meil on täna 2. juuni ju. Wow. Järgmine osa me räägime sellest üliägedast reisist, mis meil oli. Aga jah, et iga kord te võite mind uuesti kutsuda, et mulle meeldib alati jäppida ja rääkida hästi palju. Meil jäi veel palju rääkimata, te ei tea, mis lugusid lasteaiast veel on. Tegelikult mul on playbackidest, playboxidest näiteringidest ja Bruno vanamuttide käimistest ja meie vene keele õpetaja jäljendamisest ja kõikidest veel lugusi. Kas playback ei ole isegi seotud sellega, miks Bruno Lotemaale jõudis? Nagu, mitte jõudis, vaid lihtsalt mu ülemus, enne seda, kui ma käisin castingul, sain sisse juba, ma olin juba siis nagu näitleja, jah, et sain näitlejaks 100%, aga üks päev enne nagu väljakuulutamist, mis roll ma olen, mu siis tulevane ülemus nägi mind playbackil esinemas ja järgmine päev, kui ta kuulutas välja, mis roll ma olen, vaadates sinu eilset esinemist, ma olen kindel, et saad selle rolliga hakkama. Seda ma ei teadnud. Ma ka ei teadnud. Ja mina teadsin. Nii lahe, nii äge. Sellel ilusal toonil lööme klaasid kokku. Aitäh, Bruno, et sa tulid. Ja loodan, et tulen jälle veel. Muidugi sa tuled jälle. Sest ma olen ikkagi nii suur fänn teie saatel. Nii tore ja okei, ma siis ei hakka keerama korki lahti. Ja kirjutage meile palun kuulajakirju ja küsimusi, sest et kui te ei kirjuta kuulajakirju ja küsimusi meile, siis varsti me ei saa kahjuks seda podcasti enam teha. Ma loodan, et see
tüdruk, naine, tädi kirjutab, kes on suhtes selle pensionäriga. see sai ju meil eelmise osaga läbi. jah, see sai võib-olla ta on nüüd meile vahepeal kirjuta veel. ja kirjuta veel. teised ei taha Bruno viisakalt nimel. öelda, aga nad elavad selle nimel. Palun kirjuta neile veel, palun. Ja sa ütlesid, et sa võid rääkida. Räägi siis veel. Bruno sa manifest. ise kirjutad meile neid või? Mõtled välja neid järjejutte? Aga lööme klaasid kokku siis. Aitäh, Bruno, ja teiega näeme järgmine osa. Tšau! Ciao!